Tervis, mina Illar Kohvinaualt ja täna on pühapäev, 3. märts aasta 2019 ja vaadake, kui ilus ilm on täna. Selline põldudelt on lumi praktiliselt sulanud, et sükene kevadine ilm on käes. Aga kõige tähtsam on täna see, et täna on Riigikogu valimiste päev. Ning mis ma selle puhul teile oskan öelda, et olge kenad ja tehke õiged valikud täna, kui te valima lähete, et ärge valige lubajaid, mölajaid ja niisama selliseid mõttetuid erakonda ja poliitikuid, et valige need, kes on ikkagi oma lubadustega silma paistnud, kes on oma lubadusi täitnud ja sõnaga, et ja minu valik on ikkagi, mina soovitan ikkagi Keskerakonna poolt valida ja mina eelhääletusel valisin Kadri Simsoni poolt ära. Et Keskerakonna märksõna minu sõnaks on tasuta bussisõit. Ja see tasuta bussisõit on päris paljudes maakondades, nii et Keskerakonna valimislubadus oli tasuta bussisõit ja see tehti 1. juulist nagu ära. Ja kõige naljakam on see, et kuigi ma Keskerakonna poolt ehk siis Kadri Simsoni poolt hääletasin, aga minu postkasti ei ole ühtegi Keskerakonna reklaami tulnud ühekilt kandidaadilt ega midagi, ega ei ole ühtegi Keskerakonna pastapliiatsit saanud ega mitte midagi, ega ükski Keskerakonnale pole minu uksedega käinud. Et Keskerakonnalt ei ole mina mitte midagi saanud. Ainult teiste mõned erakondade reklaamid olid mu postkastis, ma ei hakka ütlema, mis erakondad oma need olid, et need mulle huvi ei pakkunud. Ja eile 2. märtsil oli siis Eesti Televisioonis oli valimisdebatt nagu nende peaministri kandidaatidele. Ega see nüüd midagi asjalikku ei olnud, sõnaga selline sõnavõtud, et üksteise üle trumpamine ja et oleks tahtnud hoopis kuulda igasuguse, sellest küll räägiti, et eesti keele tähtsus ja kus vene koolides miskit on sõnaga. Kas see keele asi on nüüd kõige tähtsam asi Eesti riigis, et siin on ikkagi, peaks olema ikka palju muud tähtsamat, et ütleme see sotsiaalelu valdkond ja need, ütleme, toimetulekuraskus inimesed ja kõiksugune selline asi sõnaga, aga sel teemal räägitud mitte üks sõna sõnaga, et see, mis on nagu teema peaks olema tähtis, et nagu sellest ei räägitud üldse, et see debatil nagu ma ei leidnud nagu erilist sellist sisu ega mõtet sõnaga, et peaministri kandidaat näitasid oma nägu sõnaga ja seega oligi nagu kõik sõnaga. Aga ma siis selgelt nägin Toomas Ariaga, saatsin ta mõned küsimused, et vaatame, et mida tema ennustab, siis aga tema ennustab ikkagi seda, et Jüri Ratas jätkab endiselt peaministrina ja sõnaga, et Keskerakond võidab valimised, et kohe tema kanul on see Reformierakond ja siis jah, nii. Ja aga siis ega Reformierakond ei ole ju mitte jumala eest, et need tavainimesed ärge nüüd Reformierakonda kui nende sakste või nende ärikate toetajad küll valige sellepärast, et tuletage ikkagi meelde seda, et Reformierakonnal ja Siim Kallasel on olnud tegemist selle Peep Mondi miljonite kadumisega sõnaga, et see on juba niivõrd mitukümmend aastat tagasi see asi, mis toimus sõnaga, et see asi on nagu aegunud ja seda enam ei uurita, sellepärast, et kui seda uuritakse välja tuleks, et siis võiks kinni minna kurjategijad, aga kuna see asi on aegunud, siis on lihihi, ahahaa, hea olla, et ajame tähtsad pead püsti ja et oleme nagu õiged poisid ja sõnaga, nii nagu need igasugust dopingutegelased ja kes kasutavad dopingut ja sõnaga. Et ega see on sammune asi. Ja teine asi, mis Siim Kallase puhul nüüd jagati hiljaaegu Facebookis oli see, et ta võis avastada surnute raha, et oli küsimärgiga selline uudis, et kunagi, kui ta seal selles asjas nagu tegelane oli, et siis need surnud, kellel nagu pärijaid olnud, et siis need rahad peavad ju riigikassasse jääma, aga et Siim Kallas, et arvatavasti, et pani need surnute rahad oma taskusse ja siis need oma puntiga sõnaga. Ega siin midagi imestada pole, sellepärast, et küllap Reformierakond nende vale rahade teel on üldse nagu saanudki nii-öelda tippu tõusta sõnaga, et ega see muud rääkida ei ole. Ja samuti, osad kiruvad, osad kiidavad EKRE-t, aga mina ei arva sellest EKRE-st ka mitte midagi, sellepärast,
et see EKRE on lihtsalt, noh, mina olen ka EKRE saatnud mitmed küsimused, ühesõnaga nendes sotsiaalelu teemadel, ühesõnaga ka minul ei ole EKRE-st keegi vastanud nende küsimuste, nii et pead ennast ülbeks ja ninakaks, ühesõnaga, et noh, olge peale. Et nemad oma nina püsti seal, aga see EKRE ei ole ka mitte midagi, nii et ainult, keda te valida tasuks, on Keskerakond. Nii ütlen mina, Illar Kohv Viinavalt, ehk kõige valik.